Head inimesed, teie tänavune konverents vaatleb inimõiguste saatust multipolaarses maailmas, küsides, kas võistlevate suurriikide vahelises pingeväljas ei satu kahtluse alla inimõiguste universaalsus. Need kahtlused ei ole uued. Eelmisel aastal meenutasin Helsingi lepete sõlmimist 1975. aastal. Helsingi lepped pidid kinnitama, et inimõigused moodustavad ühisosa kõigile riikidele, nii suurtele kui ka väikestele. Tegelikkus oli aga midagi muud. Tänane olukord on mõnes mõttes raskemgi, sest kohati ei tunnistata inimõigusi enam isegi silmakirjaks. Küsitavaks on muutunud mitte ainult see, kas inimõiguse praktikas austatakse, vaid ka see, kas kõik riigid neid ideaalina tunnistavad. Tänavu möödub 30 aastat sellest, kui Riigikogu ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni. See konventsioon ei ole universaalne, vaid väljendab pigem mõtet, et ühes maailmajaos tagatakse inimõigustele tugevam kaitse kui üldiselt. Taustal oli valus ajalooline kogemus. Euroopa inimõiguste konventsioon pidi vältima seda, et libisetakse tagasi totalitaarsuse rüppe. Lääne-Euroopas karteti seda 1950. aastatel, ent kui konventsioon Eestis 1990. aastatel kehtima hakkas, siis võis siin tunda samasugust muret. Õnneks on Eesti püsinud demokraatliku riigina. Aga kas see tähendab, et muretsemiseks pole enam põhjust? Kui hea on demokraatia tervis tänases Eestis? Kõige parem viis seda mõõta ongi küsida, kui tõsiselt võetakse meil Euroopa inimõiguste konventsioonis sisalduvaid õigusi. Ehkki demokraatiat ja inimõigusi on ka kombeks vastandada, on nende vahel siiski tihe seos. Juba konventsiooni sissejuhatavad sõnad tõstavad esile tõhusa poliitilise demokraatia tähtsust. Sisuliselt kirjeldab aga terve konventsioon seda, kuidas toimib demokraatlik ühiskond. Elujõuline demokraatia eeldab aktiivset, julget, tarka rahvast. See omakorda aga eeldab põhiõiguste tagamist. Võtame ühe keskse poliitilise õiguse, kogunemise ja protestimise vabaduse. Üks asi on kasutada oma sõnavabadust kodus. Teine asi on otsida ühendust teistega, korraldada suurem meeleavaldus ja teha oma hääl laiemalt kuuldavaks. Millele meelt ka ei avaldata, et midagi sellist üldse toimub, see on tõend demokraatia elusõiguse kohta. Seda enam tahaks ma ka küsida, kui tõsiselt võtame me ikkagi poliitilisi õigusi. Kui Eestis jõustus Euroopa inimõiguste konventsioon, siis tuli parajasti arutlusele avaliku koosoleku seadus. Mõned rahvasaadikud tahtsid lisada nende kohtade hulka, kus ei tohi piketeerida, ka Toompea ja Kadrioru lossi. Õnneks ei läinud see läbi, kuid juba see kavatsus näitab, milliste raskustega meil igapäevaselt tuleb tegemist teha. Ma ei usu, et kogunemisvabaduse piiramise mõte oli taastada totalitaarne riik. Küllap oli mõte pigem see, et meeleavaldused võivad ohustada parlamendiliikmete või presidendi julgeolekut. Eks ongi nii, et demokraatlikus ühiskonnas on riskid sageli suuremad. Aga tasub ka küsida, mida me kaotame, kui püüame riskid nulli lähedaseks viia. Seepärast vaatan ma kõhklustega ka hiljutisele katsele avardada võimalusi, et meeleavaldusi ennetavalt keelata. Laiemalt on siin probleem, mis seondub põhiõiguse kaitsega ühiskonnas, kus kõik on justkui demokraatia poolt, aga ometi tekib pidevalt mõtteid, kuidas õigus ikkagi julgeoleku või teiste kollektiivsete väärtuste nimel piirata. Ka oma tegevuses olen ma juhiseks võtnud põhimõtte, et lähtuda ei saa vaid headest kavatsustest. Peamine on see, kuidas piirang tõotab tegelikkuses toimida. Kui piirang ei täida oma eesmärki, siis pole see ka demokraatlikus ühiskonnas vajalik. Soovin teile konverentsiks jõudu.